Kas oled mõelnud, et see, mida sööd, mõjutab nii sinu kui ka meie koduplaneedi Maa tervist? Kõik, mida tarbime, on saadud looduskeskkonna arvelt. Kujuta ette, et see on maakera. Nüüd, mis meid huvitab, on see, kui suurel osal sellest kerast me saame toitu kasvatada. Me teame, et mingi osa sellest paikneb püsivalt vee või siis jää all. Ja et seda näitlikustada, siis ma lõikan selle õuna siin 4 ja mulle jääb kätte 1/4, mis on veevaba ala. See põhimõtteliselt justkui võiks olla see piirkond, kus saaks toitu kasvatada, aga see ei ole nii. Sest et mingi osa moodustavad sellest mäestikud, kõrbed ja püsivalt märjad alad, mis tähendab, et me peame lõikama selle veel 1 kord pooleks ja meile jääb siit kätte 1/8 ja siis sellest teisest 1/8 tervet seda ala me samuti ei saa toidu kasvatamiseks kasutada. Mingi osa on piirkonnad, mis on liiga kivised või liiga suure kalde all. Mingi osa moodustavad piirkonnad, kus mullaviljakus ei ole piisav. Ja mingi osa moodustavad ka need piirkonnad, kus kohas me inimestena näiteks peame elama. Mis tähendab, et mulle tegelikult jääb kätte nüüd lihtsalt 1/32 selline viilakas. Ja terve see viilakas meie planeedist põhimõtteliselt ei ole sobilik, et seal kasvatada toitu. Sest et me ei saa päris maapõues seda teha. Toit tuleb ainult mullast. Ma pean sellest 1/32 võtma ära ainult maakoore osa. Ja see on ainuke pind, kus täna me saame toitu umbes 7,5 miljardile inimesele ja aastaks 2050 see sama viilakas ei lähe suuremaks ja peab ära toitma umbes 9 miljardit või rohkem inimest. Ja see on see, kus see toit saab tulla. Kuidas saan mina oma igapäevast toiduvalikut tehes maa elukeskkonda säästa? Vaatame lähemalt, kuidas sööb Eesti inimene. See toidupüramiid on tasakaalust väljas. Selgub, et tarbime liiga palju toite ja jooke, millele on lisatud suhkrut. Ka lihatooteid sööme rohkem kui vaja. Liigne lisatud suhkrute ja rasvase toidu tarbimine kahjustab minu tervist, lõhub hambaid, põhjustab kaalu kasvu ja võib viia suhkruhaiguse ning tõsiste südame- ja veresoonkonna haigusteni. Ma toon sulle ühe näite. Minu käes on kilo lauasuhkrut. Lauasuhkur toodetakse täna peamiselt suhkrupeedist ja suhkruroost, kusjuures 70-80% tuleb see suhkruroost. Suhkruroog on taim, mis vajab enda kasvamiseks kõrget temperatuuri, lisaks kõrget õhuniiskust ja palju vett. Selliseid piirkondi meie planeedil on vähe, mis tõttu võetakse need põllumaad juba metsade arvelt. Mõtle selle peale, et kilo lauasuhkru tootmiseks kulub 76 liitrit vett. Väga suure ressursivajadusega on ka liha tootmine, kuigi see erineb sõltuvalt loomaliigist ja kasvatusmeetodist. Toidu tootmisel ja transpordil tekkiv süsihappegaasi ja teiste kasvuhoonegaaside heide kiirendab kliimamuutusi. See omakorda pidurdab toidu kasvatamise edukust, sest põuad ja suured üleujutused vähendavad suuresti saagikust. Selge on see, et sellise toidu liigne tarbimine jätkuda ei saa. See on ühtviisi kahjulik nii sinu tervisele kui keskkonnale. Tea, et ka sinul on võimalik hoida nii enda kui planeedi tervist. Kõige lihtsam viis selleks on planeerida hästi oma nädala toidukorv ja samuti suurendada toidupüramiidi alumises osas olevate täisteratoodete ja köögiviljade hulka, mis võiksid olla pärit meie lähiümbrusest. Sellisel viisil hoiame kokku transpordikulusid, samuti on meie seedimine paremini harjunud hooajalise kohaliku toiduga. Maakeral on toidu tootmiseks piiratud võimalused. Kui tean, et keskkonda kurnava toidu tarbimisel on ka minu tervisele kahjulik mõju, on kergem teha valikuid, mis on ühtviisi paremad nii minule kui ka maa elukeskkonnale.